alfa väärtus on? Mis ta nagu päris väärtus? Ma lihtsalt enda jaoks, et mul oleks nagu silme ees enam-vähem midagi. Ma panen umbes, et oli 26,5. Et ma natuke ümardan. Aga kindlasti nagu arvutustes edasi ma kasutan seda täpset väärtust. Sellepärast, et ma näen ühte hirmsat sõna, mis selle ülesande lõpus on see esimene punkt. Mis see hirmus sõna on? Jah. Ehk siis ümardamine on täielikult mängust väljas. Me ei tohi mitte kuskil panna seda loogelist võrdusmärki. Seda ei tohi. Seda ei tee. No jah, seda ei tee. Peate koledate arvudega arvutama. Mis on suur vea oht. Aga jah, see on kolmnurk. Ja siis nagu, sisuliselt mingisugune kolmnurk, mille küljed on enam-vähem sama pikad. Ja siis tekst ütleb meil veile... Tekst ütleb, et nende külgede vahelise nüürinurga. Jah, nüürinurga siinus, aga ma teen nüüd visiooni jaoks. Teen väikse nüürinurga. Ehk siis enam-vähem mingi süke kolmnurk tuleb siia. Ma näitan, et siis näiteks A, B, C. Ja siin on see meie nüürinurgake. Nüürinurgake, mille siinus on 3/4. See on meie alfa. Mida see tähendab, selle siinus on 3/4? Nagu, kas ma saan midagi kirja panna selle kohta, alfa kohta? Kas on siis siinus alfa on 3/4? Täpselt, nii. Seda see tekst ütleb, et selle nurga siinus on 3/4. Ehk siis siinus alfa on 3/4. Väga kena. Väga kena. See on siis seda sorti ülesanne, et ta ei taha meile nagu otse öelda, et mis see alfa on. Ta tahab, et me läheks ümber nurga kuskilt kaugelt. Ja jõuaks ise selle alfani kuidagi läbi raskustena. Aga hetkel siis panen, see siin on 25 ja see siin on 10. 7. Miks nad nii kurjad on? Nad tahavad testida ikka. Nad tahavad testida teid. Mingit muud nad ei saa. Nagu selles suhtes, et aga kuidas te selle alfa leiaks? Mida te teeks? Siin, hetkel, kohe. Mida teie kalkulaator võimaldab? Mida? Jah. Miks? See on õige või? Ei. Aga miks see vale on? Sest kui sa tahad täpselt väärtust, siis sa pead jõudma selle koossinuse teist kaudu. Ehk siis kasutades seda valemit sinus võtta alfa pluss koossinus võtta alfa võrdub 1 ja siis sealt avaldama. Okei, nii keeruline see ka ei ole. Sa võib-olla saad, nagu jah, ma ei saa ise aru, mida sa teed, aga nagu sa võib-olla teed õiget asja. Ma teeks natuke teistmoodi. Et hetkel, oletame, et ma lihtsalt lähen väga julgelt kalkulaatoriga peale. Alfa võrdub siin siis shift siinus 3/4. Saan, et ta tuleb siia, ma hetkel lihtsalt enda jaoks ümardan. Lihtsalt ma tahan teada, mis see nurk umbes on. 48,6 kraadi. Ja minu küsimus teile on, miks ei sobi? See on nüürinurk. Täpselt, jah. Et hetkel ülesanne... 90 kraadi. Täpselt. Hetkel siis nüürinurk tähendab seda, et täisnurk on siuke. Nurk muutub nüriks siis, kui me läheme täisnurgast üle. Ehk siis see siin on nüürinurk. Me peame minema 90-st suuremaks. Ehk siis see 48 hetkel ei tööta. Ja siis siit teile ka suur õppetund. Kui te võtate siinusest ja koossinusest neid nurki, siis te saate võtta nii otse ainult teravnurki. Ainult teravnurk. Kas sa võid siis 180-st lahutada? Kus sa tead? Ma ei tea, ma mõtlesin. Sa praegu ütlesid täpselt õige asja. Sa ütlesid praegu nagu väga kuidagi intuitiivselt täpselt õige asja. Ma tahaks teile ka nagu näidata seda siinuse graafikut tegelikult, et kuidas ta välja näeb. Et ma tahan näidata teile, kus see 48 kraadi asub. Ja siis siin on see meie graafik.
see siinus alfa. ning kus see pulgak on? see vastus, see 48,6, mille ma kalkulaatoril sain, ta on meil vot siin. ehk siis see sinine joon on hetkel see 3/4 nagu joon. et Y võrdub 3/4. ma panin selle 3/4 sinna sisse. ja see 48 kraadi, ta on siin. ehk siis siit, kui me tuleme mööda X-telga alla, siis siin punktis on 48 kraadi. aga meie kolmnurga nurk on vot see punkt siin. ta on see nürinurk. oskad sa, Rasmus, öelda, et mis see nurga suurus siin tipus on? kui me niimoodi X-telga vaatame, mis see pi väärtus on? oskad seda öelda? 108. mis siis siin keskel on? 90. jah, täpselt nii. et siin on alfa väärtus 90 kraadi. Y oleks 1 sellega. ja Y on 3/4 vot siin. ehk siis ta on 90-st nagu rohkem. seega see on see nürinurk, mida me otsime. ja nüüd hetkel sa, Robert, ütlesid nagu täpselt õige asja, et kuidas me jõuame selle X-i väärtuseni vot siin. sa ütlesid, et lahutame sellest 180 kraadist maha siis selle tükikese siin. see on see meie 48 kraadi. ja see 48 kraadi suuruselt on ka siin. ma hetkel liigutan seda dokki 48 kraadi võrra. ja siis, kui ma sellest 180-st lahutan selle tüki maha, siis ma jõuangi täpselt siia. aga kas sul on üldse sihukest asja vaja teada, kui sa tead, et see on nürinurk ja sa tead, et see on kõige suurem nurk terves selles? küsi uuesti, ma ei saa hästi aru. et kui seal ju ma mõtlesin niiviisi, et see on kõige suurem nurk selles kolmnurgas ja siis lahutan selle kõik kolmnurganetid ära. aga sa teisi nurki ei tea ju. no jaa, aga sa tead ju, et see ei saa olla üle 180. jah, selles suhtes, et see kolmnurga nurk ei saa olla üle 180. jah, ja siis see alfa on kõige suurem nendest. jah, jah. ja siis sa lahud, saad niiviisi võtta. ma hästi su mõttest, kas sul on ikkagi vaja neid nurki või mis su mõte on? ei, sa tead, et kõik kolmnurk on 180 ja sa tead, et 48,6 ei ole alfa ja siis sa lahutad 180 seal. ei, jah, sul on äkki on nagu õige mõte, ma ei oska seda nagu, ma ei julge kinnitada, ma ei tea. aga hetkel sa kuidagi väga intuitiivselt ütlesid täpselt õige asja, et meie ülesandes see meie nürinurgake, selle nürinurgakese me saame kätte siis, see on siis see meie alfa. meie alfa saame me kätte siis, kui me 180 kraadist lahutame maha siis selle 48,6. aga see 48,6 on ümardatud, seda ei tohi kasutada, mis tähendab seda, et me lahutame temast maha arcsinus 3/4. see on see täpne nurga suurus, see 48, see on see täpne väärtus. ehk siis, kui me enne seda kalkulaatori tegime, saime selle 48,6 ja kui me nüüd teeme seda uuesti, siis me ei tohi panna seda, mis me saime, vaid peame panema arcsinus 3/4. oota, räägi, ma hästi ei saanud aru. oota, võib-olla ei saa, vaatame. Minu arvates ma ei saa välja. ei, ma ei usu. no, ma lihtsalt, ma hetkel ehk siis see, et sa said selle 48,6. jah. see on ümaratud. ei, ma sellest ma saan aru. jah. aga selle sa said samamoodi, mis sa lahutad seal leive. kuidas ma seda nüüd slaidan? hetkel ma ütlen teile, mis selle tehte ümmargune väärtus on. see on siin 131,4 kraadi. see 131,4 kraadi ongi see X-tele väärtus vot siin. oota, kas see töötab iga kord siis või? et kui seal on lai nurk ja siis? jah, see töötab iga kord. ma ausalt öeldes olin valmis minema seda, kui Robert ei oleks kohe seda öelnud, siis ma oleks läinud seda rada pidi teiega, et ma oleksin teinud selle siinuse selle
-1 astmes n ja korda arg sin see 3/4 ja pluss n pi ja n kuulub. jah, selle kaudu sa jõuad samasse kohta, aga see on natukene nagu. Sihukest asja ei ole nagu isegi vaja, sest see on tegelikult loogiline, et 180 lahutada. see on loogiline selle inimese jaoks, kelle jaoks see on loogiline et nagu ma ise ei osanud kohe nagu pakkuda, et jaa, aga ma lahutan. kui sa oled selliseid ülesandeid palju lahendanud, siis sa nagu saad sellest gruuvist aru, et jah, kui ma 180 lahutan maha selle tüki, mis mul nagu puudu on sealt, siis ma jõuan sinna 131. hetkel vedas teile, et saite natuke lihtsama vaevaga tänu Robertile. et kui te nüüd testite enda kalkulaatoriga, mis see 3/4 nagu ümar, see nagu, noh, see on umbes 0,75 on ju. 3/4, 0,75, no täpselt. aga mis väärtuse te saate kalkulaatoril, kui te toksite sinna sisse siinus 131,4? jah, umbes on ju, sest me ümardasime. et see tulebki umbes 0,75, seega klapib. et see nürinurk annab meile täpselt samasuguse Y-ki nagu ka seal. ehk siis, mida ma tahan öelda? ma tahan öelda, et siinus 48,6 kraadi võrdub enam-vähem siinus 131,4 kraadi. ja see, need kaks siinuse väärtust ongi siis, esimene on siin, 48 on siin ja 131 on siin. lõikavad seda siinuse graafikut samas nendes kahes punktis. ehk siis see on kindlasti sihuke koht, kus paljudel ma väga kahtlen, et paljud nii intuitiivselt oskasid pakkuda siin nagu Robert, et jah, laot maa ja see on olemas. ma usun, et seal oli paljudel raskusi. aga nüüd on meil alfa nagu teada. see, tuletan meelde, et see on ligikaudne väärtus, seda ei kasuta siin ülesandes. see on see täpne väärtus, mida me kasutame. seega, mida meie käest ülesanne üldse tahab? me ei näegi ülesannet. nime BC, täpselt, nagu täpselt. siis tuleb siinust üle. kuidas sa suudad täpselt vale asja öelda? Kosinus, jah. nii et hetkel, kui me tahame seda BC-d, siis meil on teada nüüd alfa täpne väärtus, mis on siin. oi, ta on kole ikka. ma olen sassi need kaks asja kogu aeg. jah. täpne väärtus on seal ning oi jah, nüüd siis tuleb väga kole koosinusteoreem meil. kuidas see koosinusteoreem siis kõlab meil? kuidas BC talutada? Nende täpsete väärtustega, mis meil on. ühe asja. ootan pakkumisi. BC ruudus, siis võrdub. ma panen kohe, et ta on nagu. tegelikult jah, sobib, teeme alguses ruuduga. nii. 25 korda 10. 25 ruudus pluss juba lappes. pluss 10 ruutu on 7. ruudus. Siis oli miinus 2 korda needsamad arvud. 25 korda 10 ruutu 7. Koos 131,409,622. sa ümardad, me tahame täpselt. ütlesingi. see tuleb, see on 131,409,62221. kas ta nagu lõpeb ära seal või? jaa. võib-olla su kalkulaatorist ei näita rohkem, ekraan sai otsa. ma arvan, et ta ikka ei lõpeb, ma arvan, et ta on seal ebatäpne. see oli ju see arkus siinus. jah. mul lõpeb siin ka ära. mis su see viimane number on seal? mul on 221.
mul ka 2-2-1. ma ei lugenud neid. ei, ma ei tea, ma ei mäleta, aga nagu no võib-olla lõpeb jah. Äkki. Kui ei lõppe, siis ei saa ju täpselt seda, kui see lõpmatu on. Nagu ma kardan, et mu kalkulaator vist ei võimalda rohkem numbreid näidata. Meil on sama kalkulaator või? Jah. Siis on nagu kahtlane. No ma ei tea, ma seda nüüd, kui ta on juba, ma ei tea, ma ei riisiks. Ma paneksin siia, see on siis koosinus 180 kraadi miinus arcosiinus 3/4. Kas sa peaks nagu edasi minema? Aga ma kardan jah, et seal on veel väärtuseid, mida kalkulaator just ei viitsi näidata. Ma vaatan, et kui kaugele. Nagu ma kardan jah, et ta lihtsalt ei näita rohkem. No nii. Peaks olema nagu siuke. Ma kuulsin, et te saite seal taga õige vastuse, kas me oleme õigel teel või? Olgu, vaatame. Natukene lihtsustame seda lugu siin siis. 25 ruudus pluss 10 võtub 7 ruudus 2 korda 25 10 7 korda koosnus Ossa oiss, kui ilus number. Kui ma toksisin kogu selle tehte kalkulaatorisse sisse, siis tuleb 2200 täpselt. Ja nüüd siis jääb võtta ainult ruutjuur ja BC on meil teada. Jumal tänatud, et see vastus sükke tuleb. 10 ruutjuur 22. Mis ühikud sentimeetrit. No võt, ehk siis see vastus lõpuks väga kole ei tulnudki. No ta on ikkagi kole, aga mitte kõige kole. 10 ruutjuur 22, täitsa okei. Et mõnikord tulevad mingid juured ja igast pahma sinna juurde. Et jah, okei, noh nüüd ei tundugi nii hull, vaata. Eriti palju nagu kiires ei ole, aga see, kuidas ma lahendasin, oli vist väga pikka moodi. Ma ei tabanud kohe seda ära. Noh, Gustav, kuidas tundub? See lugu. Tuletab asju meelde, ei ole kõige olemas. No, minu hirmutamisest oli kasu. Tõin hirmud hästi kõrgele ja siis lõpuks ei olnudki nii hull. No see, mis sa selle graafikul näitasid, seda ma küll pannud tähele, see oli täiesti nagu... Päriselt või? Jaa, miks sa selgist päris midagi? Mis asja, kurat, laine jookseb ka, Y läheb papp. Kuule teised said aru, ma küll, see ei aidanud. Mind vähemalt lihtsalt ei aidanud. Toim, ma väga imestan, et siis lihtsalt see arvutamine aitas 180. See on siis nagu midagi, mis on arusaadav või? Jaa. Päriselt või? Sellest ma saan aru, jah. See, et... Mis siin arusaadav on? Ma ei saa midagi aru. Teooria, et sa näitad seda graafiku asja, et lihtsalt näitad, et vaadake, kui kasvab tark ma olen. Ei, seal on ju fucking, vaata siinus, X jookseb, Y seal samas läheb läbi 2 punkti papp. Sa juba kaotsid mind selle graafiku juures ära. Uskumatu. Uskumatu. Ma mõtlesin just, et graafik nagu visuaal, et sa näed midagi, vaata. Hetkel on kõik väga abstraktne, su mõttes ainult. Küsi nende käest. Kuidas teil see graafik oli? Kas graafikust oli tolku või? Mingil määral. Kas see midagi nagu tõi? Jaa. Jess, 1. Jess, no nüüd nad ei julge ei öelda, vaata. Kuulsid hästi. Mis graafik? Ma olin nii keskendunud BC saamisele, et mul ei tulnud välja. Kas sa ei näinud seda, kus ma olin? Ma juba panin kinni, ei, siin, see Sinus X graafik. Ja see siin joon on see 3/4 see Y väärtus. Aga siit on sellest graafikust. Nüüd ma näen, mõtlet asjad. Vaata, kus me... Okei, David, BC on olemas. Ehk siis nüüd teadki, et kui nülinurka osite, siis lahutage see 180 maha ja siis te saate õige vastus. No nii. Teine punkt on jälle eraldiseisev punkt, et siin nad omavahel seotud ei ole. Mis on natuke kurb. Aga kolmnurga KLM, KL on võrdne 3 ruutjuur 2
võrdne 6 sentimeetrit. Nende külgede vahelise terava nurga siinus rahuldab seost. Vot see on see koht, kus nüüd läheb lapama. Jälle see kuradi täpne sõna. terav. Nüüd seekord on teravnurk õnneks. Teravnurka on nagu lihtsam leida. Alfa. Ma ei tea, ma panen 3/2 siia ja 6 siia, see on siis KM ja L. Midagi sellist. Meie tahame selle kolmnurga täpset pindala, mis tähendab seda, et kui me selle alfa saame siin teada, siis on juba väga hästi. Õnneks meil on infot selle alfa kohta. Tihti, kui mingit infot meile antud on, siis seda saab ära kasutada. Tavaliselt on meile mõttetuid asju ei anna, eriti eksamil. Aga kas keegi pakub mingi idee või? Mida see teine lause siis tähendab, et nende külgede vahelise terava nurga siinus rahuldab seost ja siis siuke seos. Et kui seal alfa oleks, siis oleks vastus 0. Jah, täpselt. See alfa, mis meil siin on, kui me asendame selle alfa siia ja siia, siis kogu see asi võrdub 0. Seega et alfat teada saada, lahendame selle trigonomeetrilise võrrandi. Kuidas teil trigo on? Trigonomeetria või? Sinus, koosinus, tangens. Võtab hästi kokku, ma arvan. Kas need valemid olid seal lehe peal või? Jah. Vaata, mis lehe peal on, vaata nendes tolku. selle laia omal oli neid trigoone. Jah, see on kusjuures see kõige esimene vale on, mis siin juba tolku tuleb. Sellest on siin tolku. Vähemalt nii kuidas ma tegin. Kirjutan ta välja. Ehk siis 12 koosinus ruudus alfa pluss 5 miinus alfa miinus 10 võrdub 0. Ma annan teile ühe hea nõuande nende trigonomeetriliste funktsioonide juures. Üritage saada samasugune element sinna võrrandisse. Selle all ma mõtlen siis, üritage saada näiteks ainult siinused või siis ainult koosinused või siis ainult tangensid. See, et meil on siin hetkel koosinus ja siinus samas võrrandis, ei ole eriti meeldiv. Mida me teha saaks? Ma pakun välja idee, et muudame selle koosinus ruut alfa siinus ruut alfaks kuidagi moodi. midagi korrutades. vist äkki. Ilmselt siin on väga palju variante, aga mul on ainult üks mõttes. Mul ka trigonomeetria kõige tugevam külge juurde. No see kõige klassikalisem valem. Jah. Koosinus ruudus alfa on võrdne 1 miinus siinus ruudus alfa. Siuke seos kehtib trigonomeetris. Ehk siis ma saan öelda siin, et see on 12 korda 1 miinus siinus ruudus alfa pluss 5 siinus alfa miinus 10 võrdub 0-ga. Või ma saan natukene sulge avada. 12 miinus 12 siinus pluss siinus alfa miinus 10 võrdub 0-ga. Ja siis saan need kokku viia. Miinus 12 alfa pluss alfa
siia või? see 2 läks teisele poole. Ma mõtlesin, et siit saab. Ja, ei ma selle. Okei. Davai. Ehk siis nüüd on juba olukord natuke parem. Meil on ainult siinused. Ma küsin teie käest, mida see meenutab teile? Täpselt nii, aga mis sind häirib? Siin. Täpselt nii, kaotame siinuse ära. Ütleme, et siinus alfa on võrdne mingisuguse tähega, mingi suvaline täht. Tavaliselt pannakse T-täht, aga võite panna ka X-i või mis iganes. Ma panen T-tähe näiteks. Ehk siis ma ütlen, et siinus alfa on võrdne mingisuguse suvalise tähega. Seega iga siinus alfa asemele ma nüüd asendan selle tähe. Ehk siis miinus 12 T ruudus pluss 5 T-d pluss 2 võrdub 0. Ja nüüd on meil tegemist juba sellise ruutpõrandiga, mida me nagu tahaks lahendada. Ehk siis hetkel siin T1 ja 2 on võrdne miinus 5 pluss miinus jagatud miinus 24-ga. Igaks juhuks mainin, et eksamil lahendage ruutpõrandit ka natukene ikkagi nagu pikemalt ja ilusamalt, et ärge kõike kalkulaatoril tehke nagu. Ma teen väga suure tüki nagu kalkukal lihtsalt. Olge hoolikamad, pange rohkem kirja. Et aega säästa, siis ma natuke panen näha. Ehk siis hetkel siin T1 on võrdne T2 on võrdne miinus 5 pluss 11 miinus 24 miinus 0,25 miinus 5 miinus 11 2 kolmandik. Davai, ma sain mingisugused 2 T-väärtust. Kontrollima. Jah, et kumb meile nagu sobib, äkki sobivad mõlemad üldse. Siinus alfa on võrdne siis miinus 0,25-ga ja siinus alfa on võrdne 2 kolmandiga. Mis see alfa siin tuleb? Ligikaudu. Palju ta siin tuleb? See on paar kuskil, siia kuskil. Ei. Vastu vahel. Mida? Asendame selle. Ma mõtlesin, et meil on siin eesmärk see nurk teada saada. Aga et kontrollida, et kas me oleme nagu õigesti lahendanud selle võrrandi, siis jaa, me võime panna siis nende siinuste asemele siis miinus 0,25 ja vaadata, kas see tuleb välja. Miinus 12 korda miinus 0,25 ruudus pluss 5 korda miinus 0,25 pluss 2. Kontroll tuleb välja. Vähemalt sellega. Ma arvan, et teisega tuleb ka välja. Tasub kontrollida, aga ärme kontrolli. Tuleb välja, ma usun. Aga rõhk on pigem sellele, et mis need nurgad siis on. Meil on hetkel nagu 2 vastuse varianti selle alfa jaoks. Aga kumb siis kas mõlemad sobivad või üks sobib? Mis selle esimese alfa väärtus siin tuleb? Kas siin tuleb seda argsiinust korritada? Jah. Miinus 14,4. Miinus 14,4 kraadi. Kas see sobib meile? Ei sobi, sest nurk ei saa olla negatiivne. Ju siis see teine nurk äkki sobib, mis ta umbes tuleb? Lihtsalt nagu kontrollime enda jaoks, et mis ta nagu umbes on? 41,8. Jah. Kas ta on terav nurk? Jah. Jah. Ta sobib ülesande tingimustega järelikult. Ülesanne ütleb meile, et meil on terav nurka vaja. Terav nurk. Aga see on see ümardatud väärtus, on ju. Ärme seda kasuta. Ülesanne nõuab täpset pindala. Seega ärme... See oli lihtsalt enda jaoks, et kontrolliks, et kas see 2 kolmandikku sobib sinna. Nüüd me teame, et alfa siis
2 täpne väärtus on argsin 2/3. seda me siis kasutame arvutustes edasi. kuidas me selle kolmnurga pindala leiame? Te töösse kirjutasite päris paljud seda õiget valemit. see A korda B korda siinus gamma jagatud 2-ga. Jaa. Jah, hetkel see nurk on meil teada, meil on kõik vajalik selleks valemiks teada. Ehk siis 6 korda 3√2 korda siinus see nurk. Ja selle nurga täpne väärtus on meil siis argsiinus 2/3. Kogu see asi jagatud 2-ga. Ja see annab meile täpse pindala. Ei pea ümardama, sirged jooned, väga julgelt. Mis ta siis tuleb? miks nüüd need valemid üldse on? Ma ei tea. Nad nägid, et kurat, ei ole meeles vist teil need valemid. Ei tea. No äkki nad said aru, et nagu nad ei pea ju neid pähe õppima nagu mille jaoks. See on 6√2 ruutsentimeetrit. Ja vastus sellele ülesandele ongi selle kolmnurga pindala on 6√2 ruutsentimeetrit. Vot, see oli siis siuke nagu pigem õudsemat sorti ülesanne. Noh, trigonomeetria ongi millegipärast õudne. No ma saan aru, miks see on õudne. Need siinusid ja koosinused nussivad ajuga millegipärast. Raske on mõelda. Aga mul on tegelikult teile üks kingitus. Siuke asi. kas on mall? Ei, see on paber. me teeme selle koonuseks. ei ole mingit. No on küll. Te teete selle koormuseks. Ja siis te hakkate uurima seda koormust. Sest et sellega tuleb teile kohe üks ülesanne. Ma tahan, et te natukene mõtlete selle ülesande peale isiklikult. Ma panen selle teile ette. See ei ole tunnikontroll, vaid see jääb teile. Või siis ma olen su kujust, ma võib-olla tahan tagasi. Kõige kohe. Siis jah, kui oled valmis seda koormust edasi andma või pool ringi, siis anna see edasi. ma olen kohe kindlalt selle nagu mingil määral sellisel tasemel teid, et nagu on antud see kood ringi, siis mul on sellest tehtud koormus siis nagu mu peal nagu selle nagu see tuleb nii tuttav mulle praegu. Jah. mingi põhikoolis olen ikkagi. Ma arvan, et noh, tegelikult ma mõtlen, et see isegi võib olla nagu põhikooli õpilastele tehtav. moodus või? Kas see on nagu